tere hommikust siit päikselisest Jõgevalt. Hommikusöök tehtud, hotellist välja registreeritud. Ostsin juba ka Selverist endale haputaigna saia tee peale kaasa. Magasin ülihästi. Body battery 100. Eile jäin küll dehüdratsiooni ilmselt natukene, sest hommikul oli kerge peavalu ja suu kuivas rämedalt. Et numbrite järgi ka jõin veits liiga vähe. Oleks pidanud rohkem jooma. Täna olen targem. Coopi hotell Jõgeval. Väga okei hotell, soovitan, kui vaja Jõgeval ööbida. Mõistlik hind. Õhtul seal kohvikus või õhtupoolikuse seal kohvikus süüa. Hommikusöök oli ka täitsa mõnus. Puder ja pannkoogid. Eilse meeste eraldistardi poodiumi osas 2-3 pole paha tulemus. Kahju, et Just Darlingul siis alguses rehv purunes. Oleks tahtnud näha, mis ta puhta sõiduga oleks suutnud. Aga täna siis matk jätkub. Tee viib Jõgevalt ringiga Rakverre. Ja ehk siis kohe varsti selgub, missugusele väärtusele täna siis keskendun ja oma mõtted sean. Väärtus, millele täna siis oma mõtetes keskendun, ei tohiks tulla küll kellelegi üllatusena. Ja selleks on tervislik heaolu. Hõlmab endas nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Ja tegelikult on üsna tihedalt seotud ka eilse väärtuse lihtsuse ja lihtsustamisega. Kas või selles plaaniski, et otsuste tegemine on lihtne, kui ma prioritiseerin oma tervist ja oma tervislikku heaolu mingitele muudele asjadele, näiteks, ma ei tea, lõbule või lühiajalisele naudingule, ma ei tea, toitumise või seltskonna mõttes. Kui olukord ikkagi mõjutab minu ööund ja uni jääb lühikeseks või öö jääb lühikeseks, siis see peab olema ikkagi väga hea põhjus minu jaoks. Peavad olema asjad tasakaalus. Ja kui ma nüüd sellest väärtusest lähtun oma otsuste tegemisel, siis nende otsuste tegemine on minu jaoks väga lihtne. Aga miks ikkagi tervislik heaolu? Põhjused väga lihtsad. Järgmine aasta saan juba 50. Üsna suure tõenäosusega võib eeldada, et enamus elust on juba selja taga. Ja nagu teada, siis vanemas eas tuleb tervise eest eriti hoolt kanda, et tervelt elatud aastad oleksid võimalikult rohkearvulised. Et ka vanaduspõlves oleks võimalik tegeleda nende asjadega, millega mulle meeldib tegeleda.
millega ma soovin tegeleda, et ma ei oleks oma valikutes piiratud. Olen siin viimased kilomeetrid mõelnud veel selle eilse lihtsustamise ja tänase tervisliku heaolu omavaheliste sidemete peale. Ja üks väga hea näide, kus need käsikäes töötavad, on just nimelt see matkatrassi valik või matka ülesehitus, kus ma prioritiseerin oma tervist ja see teeb otsustamise tegelikult väga lihtsaks. Et ma ei soovi endale panna ette mingit ürgse loodusmehe Tafkai maski, kes ööbib telgis ainult ja siis on selge, et kui ma lähtun ikkagi sellest, mis on minu olemus, siis see ei ole minu olemus. Kindlasti on ka selliseid inimesi, kelle olemuses on see, aga mina see ei ole. Ja kui nüüd mõtlete, et ma proovin saada võimalikult mugavalt läbi ja vältida ebamugavusi, siis siin te eksite, kallid sõbrad. Ebamugavus on just see, kuhu ma ennast aeg-ajalt ikkagi panen. Ebamugavuses tulevad välja need teemad, millega me tegelema peame. Ehk siis tulevad pinnale igasugused küsimused ja mõtted ja need, mis puudutavad siis vaimset tervist, aga ka igasugused füüsilise tervise küsimused, näiteks minul need samad nahaprobleemid tagumiku peal. Ja treppis kruusateede peal tunde loksuda, ütlen teile, ei ole mugav. Aga see ongi see ebamugavus, see paneb ka asja point, et mulle tegelikult meeldib see ebamugavus. Mis veel tervisliku heaoluga seoses otsused tehtud. Jällegi seos lihtsustamisega või lihtsusega või kerguses olemisega on see, et pärast seda, kui ma auto ära müüsin, hakkasin käima rattaga tööle. Ja uskuge või mitte, see on vaimse tervise mõttes oluliselt voolavam ja oluliselt mõnusam kui autoga käimine. Need tund kuni tund poolteist rattasadulas looduses enamjaolt autodest eemal on ju tegelikult hästi mõnus. Saan tegeleda oma füüsilise tervisega, saan tegeleda oma vaimse tervisega. Nautida seda ilma, mis Eestil meile pakkuda on oma täis spektris. See on tegelikult privileeg ja asi, mille üle tänulik olla. Ja taaskord ma ei saa jätta kasutamata võimalust öelda Mannile, et vaata Mann, ma tulin Allikale. Siit Endla looduskaitsealalt läbi vändates kattub minu sellased trass päris paljuski RMK Peraküla Ähijärve matkarajaga või matkateega, mida üle-eelmine aasta sõitsin. Selline mõnus meenutusmoment tuleb jälle peale lisaks nende väärtuste teemadele vahelduseks.
seal on põllunurk, kus ma siis ööbisin telgis ühe öö. Vahepeal meenus veel üks teema, seos eilse ja tänase väärtusega. Eile põgusalt mainisin ka seda, natuke rääkisin. Ehk siis tervislik toitumine ja toitumisrutiin. Ka seda mainisin, et talupoja mõistus on hästi palju abiks. Näiteks, mis puudutab eelkõige energia tarbimist ja energia sisse söömist. Ehk siis kalorid sisse, kalorid välja. Igasugused uhked ja moodsad dieedid päeva lõpuks, mis on oluline kõige selle juures, on järjepidevus. Et mis iganes sa valid endale, vali see, mis sinu jaoks töötab, mida sa suudad hoida pikka aega. Mulle tundub, et ma olen nüüd lõpuks leidnud selle, mis mulle sobib, mida ma suudan hoida. Aga sinna juurde kuulub ka siis kalorite kirjapanek, kalorite lugemine, mis on iseenesest üsna lihtne ja ei ole seal mingit keerukust. Kasutan Nutridata programmi ja kõik on väga selge ja loogiline. Ja tervisliku toitumise osas, mis veel, üritan võimalusel vältida e-ainetega või suure e-ainete sisaldusega toite. Alati ei õnnestu, aga ei tee sellest suurt paanikat. Aga eelistan puhtaid. Õnneks on igasuguseid clean label tooteid täna saada ka turul, eriti mis puudutab just saiatooteid. Et väga-väga tänuväärne. Ja enamjaolt ma teen ise endale söögi puhastest või kapist saada olevatest asjadest, mis ongi kõige tervislikum. Mis puudutab matkade ja spordi tankimist ja toetamist, siis olen see aasta ennast täiesti selgelt harjutanud lihtsa tavalise toidu peale. Võileivad, sai, muu selline, ei mingeid uhkeid sporditoite, vesi, mineraalidega. Mineraale muidugi võtan juurde, ilma nendeta ei saa. Aga jah, jälgin, et sellistel tavalistel matkapingutustel või keskmistel trennipingutustel võtaksin oma saiadega sihuke 60 grammi süsivesikut tunnis sisse ja sellest täiesti piisab. Hästi mõnus, pole kordagi ühtegi auku kukkunud. Energia mõttes haamrit pole saanud. Kõik nagu toimib. Tänagi võtsin selle haputaigna pätsi kaasa. Clean label toode. 100 grammis circa, mis ta oli, 50 või 60 grammi süsivesikut. Päts ise 500 grammi, pool kilo. Teoorias peaks rahulikult tänase päeva ära kestma. Üks päts sai on veel kotis ka. Ja eks ma loomulikult võtan vahepeal veel midagi juurde. Hellitan ennast mingite lisaasjadega. Aga tuleb lihtsalt silmas pidada, et kui ma süsivesikuga lähen sinna ülemisse piiri juba 90-100 juurde, siis tekivad juba muud kõhuhädad, et seda tuleks ka ju vältida.
söön siin saia ja mõtlen, et ma tegelikult tahtsin eelmises lõigus öelda mitte E-ainete sisaldusega asju, vaid säilitusainetega asju. E-ained on meil igal pool ümber, kui päris detaili minna. Aga igasugused säilitusained ja sellised vastuolulised E-ained. Neid ma ikkagi üritan vältida. Nii, from the world of useless facts. Kas te teate, mis asi on see ja miks on ta oluline? Lasen selle auto mööda. Nii, nüüd on mind äkki jälle paremini kuulda. Tegemist on koeru telemastiga ja tegemist on väidetavalt Eesti kõige kõrgeima ehitisega. Võt nii, äkki oli mingi 350 meetrit või midagi sukast. Wikipeediast saab teada. Otsige ülesse. Koeru telemast. Palun öelge keegi, mis asjad need on? Ega need ometi rabarberid ei ole. Need on terve tee äär, neid täis. Isegi kahel pool teed, päris pikalt. Väga huvitav. Ma ei mäletan, et nii sarnane taim oli peale rabarberi ka, aga see näeb ka väga nagu rabarber välja. No, päriselt. Olen mina siin kuskil Järvajaani lähistel vist. Arvan, et on Järvajaani, sest mingid sildid näitasid. Päris täpselt ei tea. Aga päris huvitavaid asju nägin. Mingi väike teeviis lõpuks mingitest majadest mööda. Ja seal ühes hoovis tegid paarkümmend inimest. Võimlesid, tegid joogat ilmselt. Väga põnev. Selline pühapäeva lõunane virgutus. Ja siis sõidan üks 300 meetrit edasi. Seesama põld siin mu kõrval. Põllu peal 4 inimest metallidetektoritega. Otsisid midagi. Ei tea küll, mida nad otsisid. Raputab. Vot, siuke põnev värk. Üks teema tuli veel meelde seoses eilse ja tänase väärtusega ja puudutab see und ja magamist. Ma olen ülitänulik oma perele, et ma saan sellist rutiini harrastada, aga juba pikemat aega ma lähen õhtul magama umbes kella 9 ajal, hiljemalt pool 10, 10 on ikka juba ekstreem.
ja ärkan hommikuti kell 4:15, 4:30 ilma äratuseta, lihtsalt ärkan, uni läheb ära, hakkan oma toimetusi tegema, teen kohvi, toimetan niisama ja umbes siis 5:30, 5:40 hakkan rattaga tööle ventama. See on asi, mille üle äärmiselt tänulik olla, et ma nii saan teha. Nautida neid hommikusi päiksetõuse ja seda hommikust ilu. Kes on hilisemad ärkajad, siis soovitan kas või paar korda siin suve lõpupoole, ei pea nii vara ärkama, aga hommikul minna õue liikuma päiksetõusu ajal. Vaikne ja rahulik ja ääretult ilus. Soovitan. Aga nüüd on nii, et ratas on hooldatud, pesu on pestud, ise olen ka pesnud ja lähen alla sööma, et nii palju siis tänasest väärtusest, tervislikust heaolust. Näeme homme.